Tervist! Oleme siia kogunenud noorte hosteli ette, et intervjueerida meie kooli õpilasi, kes elavad siin õpilaskodus. Tõsiselt väga kurb olek ja lähme siis vaatama, mis neil meil on öelda. Ärge küsige, kuidas ma koodi tean. Oleme siin 3. korrusel. Kui sa tuled siia poole, siis te näete, et selles koridoris pesitsevad meie kooli õpilased. Lähme vaatame, mis 2 noormeest meile tahavad rääkida. Tervist! Tervist! Soovite öelda enda nime? Mu nime? Jaa. Mina olen Jose Benitez Montenegro. Minu nimi siis on Mattis Mets ja ma olen siin ühikas 3. aastat. Me tahtsime ka küsida, et nagu me teame, te lõpetate see aasta, et mida te jääte igatsema sellest ühikast? Sellest ühikast? No väga palju ei jää nagu see niimoodi. Kõige rohkem ma arvan seda südamlikku ühikatädi Larissat muidugi ja kõiki siin elavaid õpilasi, kes loovad siukse ühise perekondliku tunde siin. Aga kõige parem on see, et seltskond on nii tore. Aga siis sellega koos võib-olla, et mis on teie lemmikmälestus ühikast? Mu lemmikmälestus, üks lemmikuid oli see, et kui ma see aasta siia ühikasse tulin ja Larissa oli ka ukse peal nägu naerul ja kallistas mind, et ma ikka tulin jälle siia ühikasse ja siis ma andsin talle šokolaadi veel 3. aasta ja ta tuli lausa pisara silma, et see tõi mulle ka praegu pisara silma, et see oli siuke väga südamlik hetk. See oli 1. septembri ja 1. koolipäev enne seda. Oli väga hea pidu sõpradega ja tähistasime, et me nüüd oleme siin. Ja see oli 10. klassis. Mis on siis teie nagu igapäevane eine, mida te siis sööte siin ühikas? Praemuna on siukene kiire ja tervislik. Kunagi oli alati kiirnoolit, enam ei ole seda, õnneks. Aga kõigepealt sööme kananägitsaid. See on hea ja odav. Aga aitäh, Jose, ja Aitäh. Head lõpetamist teile. Suur tänu. Aga palun, Ma toome loodan, nimi. et te tulete. Ja aitäh. Head aeg. Kas teil on midagi lähedasemat Larissaga siis toimumas? Ei. Mis te üldse arvate nendest ühikaoludest praegu, et kuidas te seda hindaksite? No ma arvan, et kui nüüd päris aus olla, siis ma pean küll niimoodi jämedalt ütlema, aga ausalt öeldes päris. Kummast toast te pigem siis elaksite, kas sellises, kus laseb nagu palju vett läbi või sellises, kus hallib? No kui nüüd tõesti palju vett läbi all mõista niimoodi, et laest vett voolab padja peale, siis ma arvan, et pigem ma valiksin hallituse. Aga hallitusega võib ka kaasneda see, et aknad lasevad näiteks vett läbi. Et ma räägin, et vaata, ühikaoludega on, kuidas on. Aga samas, siia tulek tasub igati ära, sest et nagu öeldud, siin on väga südamlik ühikatädi, väga kokkuhoidev ühikarahvas ja ülilebokord, nagu mitte sittagi ei kontrollita. Praeguseks siis aitäh teile ja loodan, et see ühikaelu veel viimased 6 aega ei ole liiga piinav ja painav. Et ma loodan ka, sest et elu võiks olla kergem. Sellise positiivse noodiga me lõpetame siit 14. boksist, aitäh! Täna meil kahjuks rohkem õpilasi tabada ei õnnestunud, aga ehk järgmine kord. Nagu näha, pole need olud siin just, ütleme nii, kiita. Aga mis teha? Mis ei tapa, teeb tugevaks. Ja ma tahan mitte midagi muud öelda kui aitäh, Urmas Suklas, et sa meid nii väga austad ja meist nii väga hoolid. Head aega. Tähelepanu, tegemist on õpilaste tunnitööna valminud lühifilmiga, mille sisu võib olla kohati liialdatud. Palume säilitada avatud meelt ja seda mitte liiga tõsiselt võtta.